Oleme Tartus Aleksandri tänaval ja Tartus Aleksandri tänaval siin asub üks selline maja, mis on küll väliselt selline lihtne linnamaja, väikese arhitektuuriga ja selline miniatuurne, aga ometigi väärib see vaja tähelepanu, sest siin selles majas alustas esimene Tartu raskejõustiku spordiring. Hiljem sai Tartu Ülikooli jõukarastuse selts selle nimeks ja veel hiljem Tartu spordiselts Kalev. Nii et Tartu Kalev on sündinud selles majas. Ja näitan veel kord ka kaugemalt Tartu Aleksandri tänaval, siis selles majas, Aleksandri tänav 49, sündis Tartu spordiselts Kalev. Olles siis ennem raskejõustiku spordiring. Karlova sadam. Ja see on üks Tartu vaatamisväärseid pärle Emajõe ääres. Praegusel hetkel on hooaeg küll ei ole enam, aga siit lähevad siis reisid erinevad Setumaale ja Peipsile. Emajõgi ise, praegu on hooaeg lõppenud ja siin kõik on enamasti pannud oma paadid talvekorterisse ja kaameraga vaadates paistab siin ka Pegasus, legendaarne Pegasus mootorlaev. Legendaarne mootorlaev siis, mis sõidab mööda Emajõge edasi tagasi Peipsini ja välja. Aga nii see on ja siin siis Emajõgi rahulikult voolab. Emajõgi on teadupärast ka ainus Eesti täies pikkuses laevatatav jõgi. Ja Emajõega me kohtume veel, kui me jõuame ka Tartu kesklinna ja vanalinna, siis näeme seda Emajõge ka veidi teisemast küljest.